Meile keerulise nimega Chukwuebuka Oscar Echihia on Nigeeria kodanik, kes Harju maakohtu saalis ootab talle määratavat kohtuotsust. Nimelt oli ta oluline lüli pettuskeemis, mis 2024. aastal pettis siin Eestis rohkem kui 30 inimeselt välja väga suuri summasid. Kes kaotas paar tuhat, aga arvad polnud ka summad, mis ületasid 10 000 euro piiri. Tema oli see, kes seda Saksamaa poolt juhtis, saates siia kullerid, kes raha järele käisid. Kokku lisaks Echihiale olid kohtu all veel 3 isikut, kellede suhtes kohus on juba otsused teinud varem. Seda põhjendab eelkõige just see, et tegemist oli siis isikuga, kes vahendas, tema tegevus oli kahesuunaline, et ta vahendas kõnekeskustest saadud infot, mis oli kannatanutega suhtlemisel saadud nendele rahamuuladele ning siis edasi seda rahamuuladelt saadud infot suhtlemisest kannatanutelt ja siis samuti korraldas selle, et nendest kelmustest saadud raha siis liiguks edasi. Kohtu otsuse järgi oli see summa üle 300 000 euro. Mees ise resideerus Saksamaal, kus ta siis Eesti ametivõimude palvel arreteeriti mullu septembrikuu alguses ja toodi siia kohtu alla. Nagu ma tõin ka süüdistus välja, et ta korraldas nende isikute Eestisse saabumise Saksamaalt, ehk siis 2 nendest rahamuuladest saabusid Saksamaalt, kus nad olid saanud juhised väljaõppe, samuti siis panid toime need kelmustes osalemise Eestis ning siis üks oli Eesti Vabariigi kodanik. Kuhu see raha liikus, siis on seda lõpuks teada, aga saite sellele ka kuidagi uurimisega jäi? Osaliselt saadi raha nende isikute käest kätte, kuid see on väga-väga väike summa. Kohtuprotsess peeti lühimenetluses, seega määratud karistusaega lühendatakse. Vähendada selle karistust 1/3 võrra ja mõista Oscar Echihia karistuseks 2 aastat 10 kuud vangistust. Kohtunik luges ka ette, kui palju solidaarselt tuleb tagasi maksta petetud inimestele, aga ka näiteks juriidilistele isikutele. Muidugi raske öelda, kui pikalt tuleb oodata, kas kunagi üldse need summad tagastatakse. Mõlemad osapooled, nii prokuratuur kui kaitsekohtu aluse palvel, loobusid otsuse edasi kaebamisest.